The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Tere hommikut, ma sain käima seda webinari. See oli uskumatu. See oli täitsa uskumatu asi. Ja oota, nüüd mul ikka siin ei toimi midagi. On kuulda mind ka nüüd? Keegi on üldse jäänud veel siin mõneks minutiks. Niisiis, väga vabandan, aga tuli selline asi välja, et ei läinud käima pool tundi siin täiega. Lihtsalt, väga hea. Vähemalt keegi on jäänud. Vabandust. Nii, kuulge, siin selline lugu. Siis kiiresti teeme. Et nii, meil see langus, mis hakkas pihta veebruar 19, siis on arvatavasti esimene osa, suur osa korrektsioonist on läbi. Ja meil on alanud siia selline liikumine nüüd vastassuunas, sest meil on olemas väga hea auk. Meil on olemas väga suur auk siin nüüd. Et siis 16.45 pandi kinni ja meil on siia tekkinud siis breakaway gap, et seda siis kinni ei pandud ja juba kohe ta lendas ülesse. Nii, ja meil on olemas väga suur impulss siis pärast seda, et siis seda saab siis suureks impulssiks lugeda. See on siis meil väga hea impulss. Nii, see on impulss ja meie saame siis nüüd siin, mis me saame? Nüüd saame üles kaubelda lõpuks ameti, et siis suur langus on nüüd täitsa läbi. Varsti läheme ka sellest heast kanalist ka läbi. Siis selline kanal, aga see kanal lõppes siin jällegi sellisel kujul. Et siis kanal lõppes jällegi ilusti siin niimoodi. Ja nüüd tegelikult võib positsiooni juba sisse võtta alates tänasest ja sinna ülesse. Meie põhiprobleemne paar siis euro-naela me ei kauple. Siin nagu liigume siin edasi koridoris. Ja naelust siis. Siin ma mõned ostud proovisin, näete, ost siin, kinni pandud siin, natuke varem küll, take profit oli õiges kohas mul pandud. Et siis kogu langus lõppes ära samamoodi, selle koha peal siis suur laine. Nii et nüüd see terve nädal ma ootan siin usti langust igal pool. Et siis selles mõttes olukord on siin suht selge. Nii, audustis siis siin natukene koolitust oli, aga näete, audust juba eelmine nädal ei langenud, et siis audust juba on kõik okei. Et see juba näitab siin minekut ülespoole, nii et siin on juba korrektsioon alanud suuremalt timeframe'i peal. Et siis samamoodi arvatavasti mingisugune suurem langus on läbi ja liigume siia ülesse. Uistkäed. Ainuke, kes on suht nõrk, on siis uistkäed. Mul on poiss haige, tal on suur temperatuur praegult, et siis karjub siin natuke, ma olen kodus. Et siis uistkäed on ainuke, kes siin langeb ja arvatavasti siin ust võidab, et see on ainuke asi. Et siis tegelikult, mis siit saab, mis järelduse saab. Käed on kõige nõrgem praegult. Et siis tegelikult need tehingud võiksid olla sellised. Eurokäed on siis parim lahendus on praegult eurokäed. Eurokäed on siis meie parim sõber arvatavasti kauplemises just see nädal, sest kui ust hakkab langema ja käed langeb usti suhtes, siis kuna euro on suht tugev, siis ka eurokäedis arvatavasti tulevad suured liikumised. Siin avamise peal tuli üle 100 viipilist kasvu. Läbisime siis selle taseme siin läbi ja just praegult on
nüüd on see toetus, siis toetuse juurest praegult kohe siis siin alustada seda tehingute tegemist ja nii ta ongi, et siis läheb ta siia ülespoole. Nii, Ust-Jeen läks hästi, samamoodi oli müüdud, peaaegu stop-lossini küll läks, aga siis läks take profitini välja, et siis siin nagu küsimusi pole olnud praegult, et siis siin ka meil oli suur kasv ja nüüd tuleb siis siia korrektsioon, et selline jällegi laine oli toimunud. Nüüd on vaja seda korrektsiooni ära oodata ja korrektsioon siin arvatavasti läheb kuni 108.30 on suht okei number. Kuni siiamaani võiks küll minna see asi, oota ei näe, see läheb siia. Vaat niimoodi, et siis Euro-jeen on meil auku teinud, aga enne seda mäletate, ma ütlesin, läheb alla. Eelmine nädal oli juttu sellest, et Euro-jeen läheb alla, nael-jeen läheb, kõik lähevad alla. Ja nii ta oligi, et siis jooksis alla. Kahjuks mul siin jällegi kõik pildid ei olnud salvestatud, aga saate vaadata järgi sellest eilse nädalast webinarist, et siin kõik liikus allapoole ja nii ta oligi. Nii. Siis huvitav paar on meil siis Aud NSD. Aud NSD moodustas siis siin sellist asja, et H4 peal esimene laine lõppes ära meil jällegi sellisel lõppdiagonaalisel kujul ja nüüd hakkas langus teises laines, et siin on seda kasvu oodata siis väga palju siis veel, et siin tuleb väga suur kasv ja siis praegult on lihtsalt ära oodata, kuni see korrektsioon siin läheb, aga seda korrektsiooni siin eriti palju ei oota, sest NSD on väga nõrk, et NSD on nüüd suht outsider selline ja siit on oodata ikkagi suurt kasvu, et siis praegult esimesed 2-3 päeva veel ei kauple ja pärast hakkab asi liikuma minu meelest, see 3. päevalaine on siis suht ülespool. Fundamentaalselt samamoodi Austraalia majandus on palju paremas seisus kui NSD, nii et NSD on nagu käed, et siis Kanada dollar on väga halb majandusseisust ja tehniliselt ka seda siis keegi ei taha ega osta ega müüa ega mitte midagi. Euro-rubla aga läks seda pidi teed, et siis läks klassikalise tee järgi, et meil oli siin vastupanu selline, meil oli siin selline kõva vastupanu. Need kohad olid siis vastu. Nüüd sai see toetuseks, siis support ja läks klassika tee järgi. Täpselt mitte niimoodi, nagu mina pakkusin, ehk siis siit üles ei läinud, siit üles samamoodi ei läinud, et siis läks klassikalise tee järgi ja nüüd arvatavasti teekond on nüüd siit üles avatud ja selleks üheks driveriks on nüüd jällegi nafta. Et siis nafta langus. Et siis praegult VTI meil langes teiega siin. VTI langes meil täiega, jah. Toimus häving. 700 pipiline häving, ehk siis ootame seda Neste ja Statoili hinnalangust. Et siis mis meil nüüd on? Suure tõenäosusega meil on ära lõppenud 5. päevalaine 5. nädalalaines. Meil on nüüd suur trend, mis siin hakkas pihta siit alt selle koha pealt. Siis see trend on nüüd siin lõppemas ja täpselt selle kanali peale, suure kanali toetusjoone peale langes ära. Väga tehniliselt see käitus
ja nüüd väike tagasitõmme toimub otse loomulikult, aga arvatavasti nüüd on alanud suurem selline korrektsioon, ehk siis siin kasvas algusest nüüd siit 73-ni. Arvatavasti terve suvi nüüd tanklates hind jääbki 1.30 vahemikku, 1.25 vahemikku. Et siis see ongi see, et see top and place ehk siis tipp on olemas. Selline lugu, et siis tipp on olemas ja hakkas pihta korrektsioon. Praegult siis, aga ärme siin kiirusta nende ostudega, et ei siit alt veel ärme osta, et siis ei osta, sest mäletame, mida me mäletame? Mäletame naelusti näiteks. Jah, et naelust, langus 1100 pippi, nii et ärme siin kiirusta, et seda, kuna ta siin nii liikus alla, keegi teab seda põhjust või mingi kommentaar oli kuskilt, et miks see nafta siis niimoodi, kas see oli Iraani teema või siis selle Iraan koos tuumarelvaga või mingid uued sanktsioonid Iraani vastu, oli see sellega seotud või mitte, et kas see nii oli? Ma täpselt nagu ei teagi. Seda asja peab uurima, ma millegi pärast ei vaadanudki just seda asja. Nii, et siis, ja kuld sai sinna, kuhu me tahtsime. Selles mõttes ta juba oli seal, kus me tahtsime, 1285, ja siit hakkas kasv. Samamoodi, esimene osa on siin ära lõppenud, väga hästi liikus ja nii, siis esimene päevalaine on siin täitsa nüüd olemas ja nüüd käimas on teine ja tegelikult teine on just lõppemas, sest kui nüüd jällegi vaadata seda asja siin lühiajaliselt, siis vaata M5 peal just hakkab pihta ja arvatavasti siin, kui lõpeb sellise haamriga, ehk siis potential hammer, siin on siia siis potential hammer. Et siis siit kohe juba liigub edasi üles, et arvatavasti nüüd see komplekskorrektsioon, mis oli siin alates 2018. 25. jaanuar, on ära lõppenud ja nüüd see suurem asi, lõpuks ometi, nagu me seda vaatame ja ootame, hakkab liikuma siia 1400 pluss, et siis, mis me ootasime, et nii palju. Et saab siis ületatud see tipp 1375, nii et kõik ootused on olemas, liigub suht hästi ja vaatame, mis siit saab, et siis H1 on praegu see suur tegelane, et kuidas näitab seda liikumist, näitab siiski, määrab ära selle liikumise. Dow Jones, nii, see pilt oli mul vale, jah, et siis kõik siin, jumal küll, okei, et siis see 4. meil liikus siia üles, need siin kadusid ära, et siis niimoodi oli tegu, et siis vaatame, kas ta nüüd, kas Dow läheb alla või mitte, sest taksid ja kõik asjad samamoodi ei läinud eelmine nädal ülesse, Futsi oli ka siin ja kes teab, mis Bitcoiniga seotud uudis oli tulnud välja. Eelmine nädal siis kõik indeksid langesid suht kiiresti. Ikkagi loodan sellele põhivariandile, kus ikkagi see tipp on siin olemas ja loodan sellele põhivariandile, et see nüüd hakkab ikkagi langema see asi. Et siis vaatame, sest okei, DAX tegi uue maksimumi, Futsi tegi uue maksimumi, nii, küsimus tuli. Mul oli kullaga eelmine nädal kena. Helen, jah, see on hea, et kullaga oli kena. Me ka natukene seal ostsime koolituse grupiga. Ma arvan, et nüüd see nädal tuleb väga kena. Et siis ma arvan, et see nädal tuleb väga head need tõusud ja siis saab palju rohkem kui eelmine nädal. Nii, et Bitcoin ikkagi arvatavasti see minu ennustus, pikaajaline ennustus, et ikkagi saab teoks nüüd
et siis langeb siin päris kiiresti ja päris alla. Siis siia läheb. Et näe siin, siin oli meil ust EHF. Ust EHF ei loe. Siin mäletate, me vaatasime siin seda Caterpillarit, et kuhu investeerida pikaajaliselt suveks. Siin eelmine nädal oli suht siia natukene allapoole, kaotus tuli umbes 0,5%, aga siin saab rahulikult neid positsioone edasi suurendada ja arvatavasti see suvihooaeg Caterpillaris peaks tooma sisse väga hästi. Et samamoodi ootan siin seda John Deere, seda asja ka, et nad on sama asjad, et siis John Deere, et neid ka ootan üles, et siis niimoodi, ja Caterpillari, et siis need just hooajalised teemad huvitavad päris hästi. Amazon tegelikult mina arvan, et nüüd on suvi käes ja Amazoni, need tehingud, tehingute maht seal Amazonis ka suureneb, aga võib-olla ka mitte eriti palju. Apple'iga on see, et kuni septembrini nüüd on vist väike paus võetud ja siis kõik ootavad seda uut mudelit, mis sealt hakkab välja tulema. Nii, poisil hakkas jälle halb. Et siis vabandust siis väikse ebamugavuse eest, tegime sellise kiirema webinari. Et siis kõige suuremad pakkumised on siis kuld ja teine asi on siis euroust, et siis mõlemad ülesse, et kõige paremad pakkumised. Nii, aga siis lähen ravin oma poega, aga teile soovin edu ja järgmise nädala vabandust, et ei saanud käima kohe seda asja.